Tere! Kohe lahendame läbi orgaanilise keemia esimese kontrolltöö, esimene ülesanne. Kirjuta järgmiste molekulide struktuurivalemid. On ette antud tasapinnaline struktuurivalem 4 süsinikust ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vesinikust molekulvalem. Molekulvalemis on kajastatud ainult see mitmest erinevast aatomist. Molekul koosneb 4 süsinikust ja 10 vesinikust. Lihtsustatud struktuurivalemi jaoks on vaja kokku võtta eraldi süsinikud ja kirjeldada lihtsustatud struktuurivalemis kõik, mis iga süsiniku küljes huvitavat on. Selles molekulis on siis CH3, CH2, CH2, CH3. Ja graafilises struktuurivalemis on siis vastavalt ainult kriipsud ja nende joonte otstes ja nurkades on siis vastavalt iga süsinik. Kokku on 4 süsinikku, nii et kokku on 4 otsa ja 2 otsa, 2 nurka. Igas otsas ja igas nurgas on 1 süsinik. Midagi huvitavat selle küljes ei ole, nii et jääb lihtsalt sellisele kujule. On ette antud graafiline struktuurivalem. Siin on 1, 2, 3, 4, 5 süsinikku, C5, ja iga süsiniku küljes on siis varjatud vesinikud, igal süsinikul peab olema siis 4 sidet, 1, 2, 3, 4 side on 2 süsiniku vahel, siin on süsinik, 2 sidet on süsinik ja 2 sidet kuulub vesinikule, kolmandal süsinikul 1 side kuulub kloorile, 2 sidet kuulub süsinik sidemele, ja 4. side on see, mis siin peidus on, kuulub vesinikule. 4. süsinikul on samamoodi nagu eelmisel, 2 sidet kuulub süsinik sidemele, 1 side on varjatud ja kuulub vesinikule ja 4. side kuulub OH-le. Ja viimasel süsinikul on 3 vesinikku peidus. Nii et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vesinikku. Ja 3. süsiniku küljes on kloor, 4. süsiniku küljes on OH. Nii. Tasapinnaline struktuurivalem. 1, 2, 3, 4, 5. 3. süsiniku küljes on kloor, 4. süsiniku küljes on OH. Ja kõik ülejäänud sidemed süsinikudel täidame ära vesinikudega. Tuletan meelde, et süsinikul peab olema 4 sidet ja kõik need 4 sidet peavad olema täidetud. Lihtsustatud struktuurivalem. Võtame kokku iga süsinik ja vaatame, mis selle süsiniku küljes huvitavat on. Kokku tuleb siis 1, 2, 3, 4, 5 gruppi. Esimene CH3, teine CH2, 3. CH kloor, sest siin on 1 kloor küljes. 4. CH ja huvitav on OH. 4. CH3. Et asi oleks selgem, see, mis on huvitav mingi süsiniku küljes, võib võtta sulgudesse. Ja lähme edasi. Teine ülesanne on kujutatud 5 aine struktuurivalemit. Nummerda neid nende sulamis- ja keemistemperatuuri järgi. 1 on kõige madalama, 5 kõige kõrgema sulamis- ja keemistemperatuuriga aine. Tuletan meelde, et mida raskem on molekul, seda kõrgem on tema sulamis- ja keemistemperatuur. Vastavalt kõige lühema süsinikahelaga on teine, nii et see siin oleks number 1. Järgmine oleks siis 4 süsinikuga. Järgmine oleks 1, 2, 3, 4, 5 süsinikuga. Ja nüüd
siin enamus teist tegid vea. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 süsinikku on siin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 süsinikku on siin. See oleks siis kõige kõrgema keemilise temperatuuriga, sest see on kõige raskem ja see oleks eelviimane. On ette antud süsiniku molekul. A. Nummerda tüviahela süsinikud. Nii et selle jaoks, et leida tüviahel, on vaja otsida siis 2 otsa, mis on üksteisest kõige kaugemal. No mina näen, et näiteks kui võtame selle otsa ja selle otsa, siis selle vahele jääb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 süsinikku. Aga mina juba näen ette, et see ja see vahet ei ole, või siis see ots on siis kõige kaugemal, need otsad on kõige kaugemal üksteisest. No võtame näiteks see siin ja nummerdame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 süsinikku on tüviahelas. B. Koosta samaväärne tüviahel punktiirjoonele graafilise struktuuri valemiga või siis punktiirjoonega. Nii et 13 süsinikku peab kokku tulema tüviahelas. Esimene on ots, teine on nurk. Nii, 13 süsinikku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja C. Lisa enda kujutatud tüviahelale ka teised jupid samadele süsinikele. Miskid huvitavad on 5. süsiniku küljes. Ja see on metüülrühm. 6. süsiniku küljes on midagi keerulisemat, aga see miski keerulisemat koosneb 3 süsinikust tüviahelas ja siin teise süsiniku küljes on veel üks süsinik. 8. süsiniku küljes kasvab välja etüülrühm. 7, 8 ja see läheb siis vastavalt 1, 2, 9, 10. süsiniku küljes on ka etüülrühm. 11. süsiniku küljes on metüülrühm ja 12. süsiniku küljes on ka metüülrühm. Neljas ülesanne. Mõtle ning kirjuta enda arvates kõige olulisem põhjendus, vastus. Kasuta maksimaalselt 10 sõna. Miks on orgaanilises keemias nafta oluline? Me õppisime teiega seda, et naftast saadakse kõik orgaanilises keemias, enamus orgaanilises keemias olulisi aineid. Naftast saadakse alkaane, alkeene, alküüne, tsüklilisi ühendeid ja naftast valmistatakse aineid, millest edaspidi on võimalik saada plastmasse, polümeere, et nafta on siinkohas, nafta on orgaanilises keemias äärmiselt oluline aine. Kuidas 10 sõnaga vastata? Naftast saadakse enamus orgaanilises keemias olulisi aineid. Sellest piisaks. Neljas ülesanne. Iga molekuli alla kirjuta, millisesse aineklassi see kuulub. Siin on ette antud 6 varianti, aga molekule on 7. Nii et ma ei kirjuta siia sisse tekstikasti, vaid tõmban joon alla lihtsalt. Esimene, ma näen OH rühma, ehk siis see on alkohol. Teine näen kolmiksidet. Kolmikside kajastub molekuli nimetuses lõpuga üün, nii et otsin üles, see on alküün. Kolmas molekul näen
näen elementi 7A rühmast, võid perioodilisusstabelis vaadata, millised elemendid 7A rühma kuuluvad ja kui sa näed ühte neist siin, siis tegemist on halogeenühendiga. 4. näen kaksiksidet. Kaksikside kajastub nimetuses lõpuga een, tegemist on alkeeniga. 5. kõik on üksiksidemed, tegemist on alkaaniga. 6. näen NH2, tegemist on amiiniga. Ja viimane, ma näen, et teil variandis oli see selline. Nii et see on ka samamoodi alkaan. Et alkaan on 5. ja 7. Ma panen siia kõrvale ka valemilehte, mida saite töö ajal kasutada. Ja valemilehes on all üks nii-öelda valem, mille järgi saate vaadata järjekorda. Milliseid struktuure te kirjutate, milliseid struktuure te kajastate molekuli nimetamisel enne ja milliseid peale tüviahela pikkust. Nii et siis asendatud süsivesinikud, ehk siis metüül, etüül, propüül, need käivad vahetuvalt enne tüviahela pikkust siin kohas. Nimeta järgmised ained. Nii, aine nimetamiseks kõigepealt on vaja määrata tüviahela pikkus. Esimeses molekulis on tüviahelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii et panen selle kirja juba, see on midagi heksa. Nii, ja näen, et siin on miskit huvitavat siin otsas ja alustan lugemist sealt otsast, et number oleks väiksem. Ehk siin olukorras alustan lugemist paremalt. Ja 3. süsiniku küljes on vesinik asendatud ühe süsinikuga ja tegelikult selle süsiniku küljes on 3 vesinikku omakorda. Nii et tegemist on 3 metüül heksaan. Kolm metüülheksaan. Nii, lähme edasi. Teine. No, kõigepealt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 süsinikku. 7 süsinikku on hepta. Või siis võib hept praegu kirjutada. 7 süsinikku ja alustan nummerdamist paremal, et numbrid tuleksid väiksemad. Teise ja 3. süsiniku küljes on miskit huvitavat. Teise küljes on halogeenühend, 3. süsiniku küljes on amiin. Vaatame, kuhu need käivad. Kas enne tüviahela pikkust või peale tüviahela pikkust. Nii amiinid kui ka halogeenühendid käivad nimetuses enne tüviahela pikkust ja kõigepealt alustame amiinidest, seejärel halogeen. Nii, ja kuidas me kirjutame? Siis amiin on olulisem 3 amiino. Siis tuleb 2 halogeenühend, 2 kloro. Enam midagi ei ole, siis tuleb tüviahela pikkuse nimi, hept. 2 X-sidemeid ei ole, 3 X-sidemeid ei ole, kõik on 1 X-sidemed, alkohol ei ole, nii et heptaan. 3 amiino, 2 kloroheptaan. 3.
Jälle loeme kokku tüviahela pikkuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Näen, et siin on mõistlik loendust alustada vasakult. Ja näen, et teise, kolmanda ja neljanda süsiniku küljes on miskit huvitavat. Panen see hept praegu siia kirja. Siis ma mäletan, et tegemist on ikkagi heptaaniga. Ja vaatan, kus ma kirjutan kus ma kajastan nimetuses alkohole ja kus kajastan halogeene. Ehk siis alkoholid käivad peale tüviahela pikkust ja halogeenid käivad ennem. Alustan halogeenidest ja näen, et halogeene on siin 2 tükki samasuguseid. Et kuna neljanda ja kolmanda süsiniku küljes on mõlemad kloorid, siis ma kirjutan 3, 4, dikloro. Järgmine on, kui me valemist vaatasime, siis järgmine oleks meil tüviahela pikkus, hept, ja järgmine oleks alkohol 2, ool. 3, 4, dikloro, hept 2, ool. Võib kirjutada ka niimoodi, et see on 3, 4, dikloro, hepta 2, ool. 3, 4, dikloro, hepta 2, ool. Et see oleks ka õige. Nii, 4. Loeme kokku süsinike arv tüviahelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 süsinikku. Ja näeme, et siin on juba see nimetus läheb siin päris kirjuks. Ehk siis siin on esindatud alkohol, amiin, halogeenrühm, 2 alküülrühma, ehk siis 2 etüüli ja lisaks kirss tordil on siis 2 kaksiksidet. Vaatame meie molekulvalemit, mida ja kuhu me kirjutame. Esimesena kajastame amiinorühma, seejärel tuleb klororühm, seejärel tuleb 2 etüülrühma, dietüül, järgmisena on tüviahela pikkus ja eelviimasena on 2 kordset sidet, dieen ja viimaseks on alkoholirühm, OH, ool. Alustame. 3, amiino. Nii, alustame. 3, amiino. 5, kloro. 4, 6, dietüül. 'Etüülsest siin on 2 süsinikku. Oleks 1 süsinik, nagu siin esimeses, 1 jupp on siin, siis see on metüül, aga kui tüviahela küljes on süsinikahel 2 süsinikuga, siis on juba etüül. Seejärel on tüviahela pikkus, ehk siis 8 okt. Kordsed sidemed kasvavad välja teisest süsinikust ja 4. süsinikust. 2, 4. Ja kuna neid on 2 tükki, siis see on dieen. Ja viimane on alkohol 2, ool. 3 amiino, 5 kloro, 4, 6 dietüül, okt 2, 4, dieen 2, ool.
Lähme järgmise ülesande juurde. Koosta nimetuse alusel aine graafiline struktuurivalem. 1 amino, kloropropaan. Minule meeldib alati alustada tüviahela pikkusest. Kuna tegemist on propaaniga, siis panen siia propaani graafiline struktuur. 1 amino. Esimese süsiniku küljest kasvab välja NH2. 2 kloro teise süsiniku küljest kasvab välja kloor. 3-4 dietüül heks 2-een. Dietüül heks on 6 süsinikku. Kuus süsinikku. Kolmandast ja neljandast kasvavad välja etüülid, ehk siis üks nurk, üks ots, süsinik, 2 süsinikku, 2 etüüli ja teisest süsinikust kasvab välja kaksikside. Järgmine 3. 1,2 dikloroetaan, 1,2 diool. Etaan. Siuke kriips. Kriipsu mõlema otsas on süsinikud, 2 süsinikku. Esimese ja teise küljes on kloorid, 1,2 kloro ja samuti esimese ja teise küljes on oolid, ehk siis OH-d. Siin oleks viisakas kirjutada hoopis HO, sest OH hoiab süsinikust kinni läbi O, mitte läbi H. Nii, 1,2 dikloroetaan, 1,2 diool. Viimane pentaan, 1-een, 2 ool. Pentaan on 5 süsinikku, 1, 2, 3, 4, 5. Esimesest süsinikust kasvab välja een, mis on kaksikside ja teise süsiniku küljes on OH-rühm. Viimane. Nii, viimases oli väike kirjaviga siin sees. Et see kuulus tegelikult samale ülesandele. Et on toodud 2 aine graafilised struktuurivalemid. Nende ainetega viiakse läbi reaktsioon klooriga, kes on väga aktiivne. No tegelikult siin oli nii klooriga, veega, vesinikuga kui ka broomiga. A. Tõmba ring ümber nendele kohtadele struktuurivalemis, mida kloor ründab. Ja no siis mitte ainult kloor, vaid ka teised elemendid, teised ained. Et kloor esimeses ülesandes ründab propeeni, 3 süsinikust molekul, kus 2 süsiniku vahel on kaksikside. Ja keemiline reaktsioon toimub alati selles piirkonnas, ehk siis kõige nõrgemas sidemes ehk kaksiksidemes. Teises toimub keemiline reaktsioon siin, 3. keemiline reaktsioon toimub siin ja 4. keemiline reaktsioon toimub hoopis kolmiksidemes. Ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. Et kui kaksikside katki läheb, siis alles jääb ju üksikside. Ja kaksikside, kui sa teed pooleks, siis üks vaba ots tekib siia ja teine vaba ots tekib siia. Ja kloor leiab endale uut kohta siis nendes tekkinud vabades otstes. Üks kloor tuleb siia, teine kloor tuleb siia. Tekib 1,2 dikloropropaan. Järgmine on siis alkeeni reageerimine vesinikuga, kus vesinik lõhub kaksiksidemet ja täidab tekkinud vabad
otsad. Nii, meil oli kaksikside teise ja kolmanda süsiniku vahel ja see side on siis need uued, mis tekkisid sellest ühest katkenud kaksiksidemest. Nii et see vesinik tuleb siia kohale ja kõik ülejäänud vanad vesinikud võib ka kujutada. Buteenist tekib butaan. Kolmas, kui vesi ründab kui veemolekul ründab kaksiksidet, siis veemolekul jaguneb kaheks. Sellest tekib üks vesinik ja OH. Ja tekkinud kaks vaba otsa, tekkinud kahest vabast otsast, ühte täidab vesinik ja teist täidab OH. Siia tekib üks vaba ots ja siia tekib üks vaba ots. Veemolekulist vabanenud vesinik, üks tuleb siia, vahet ole kuhu, üks tuleb siia ja teine OH tuleb siis siia. Aga kuna tegemist on vesinikuga, siis graafilises struktuuri valemis ei ole vaja seda kajastada. Nii et tekib buteenist tekib butanool, butaan 2-ool. Ja viimane, siin oli kaks võimalikku lahendust, et kui kolmiksidemest, ma joonistan siia lihtsustatult, kui kolmiksidemest saab kaksikside, siis katkeb üks side kolmest ja tekib kaks vaba otsa. Aga kui katkevad kaks sidet kolmest, siis tekib 1, 2, 3, 4 vaba otsa. Ja mina lootsin, et teie ikka viite seda keemilist reaktsiooni lõpuni, ehk teil katkeb siis 2 sidet kolmest, aga paljud lahendasid nii, et katkes ainult 1 side kolmest, see oli ka okei, see oli ka õige. Nii et mina teen nii, et minul katkesid kõik 3 sidet. Ehk siis tekkis 2 vaba otsa teisele süsinikule ja 2 vaba otsa esimesele süsinikule. Ja broomid siis vastavalt täidavad need vabad tekkinud otsad. Ja seda tuleb juba tasakaalustada. Siia tuleb broomi ette tuleb 2. Nii, selliselt pidi lahendama orgaanilise keemia esimese kontrolltöö A-varianti. Variant B oli väga sarnaste ülesannetega ja vaadates seda videot te saate lahendada ka B-varianti ja nagu ikka, jääge meiega, tulge järeltööle ja õppige oma vigadest. Nägemiseni!